Kui möödunud suvel keeras pealinna elu pea peale Christopher Nolani filmivõtted, siis sel suvel on pandeemia jälje jätnud ka filmitööstusele. Alles sellel nädalal said jätkuda Kakumäel režissöör Ilmar Raagi uue lastefilmi Eerik Kivisüda võtted. Filmi eelarve on 3,5 miljonit eurot, mis teeb filmi kõige kallimaks koostööfilmiks üldse. Film valmib Eesti, Luksemburgi, Leedu, Läti ja Soome koostöös. Siin on sees seda ausat seiklust. Mulle, kui mina olin väikene poiss, ei meeldinud filmid, kus nämmutati pedagoogilist sisu. Ja ma mäletan, kui palju ma seevastu siis hindasin ausalt tehtud fantaasiat või ausalt tehtud seiklust. Ja seda kõike ma proovin ka selles filmis. Öelge palun, millal see film keskendub ehk mis on selle sisu? Pealiskaudselt näeb see välja kui ühe poisi ja tüdruku reis fantaasiamaailma ja tagasi, aga tegelikult minu jaoks on see esimese armastuse lugu. Tehniliselt ülinõudliku filmi arendati 6 aastat enne, kui jõuti möödunud sügisel esimeste võteteni. Paraku on koroonapandeemia algse ajakava ja võtteperioodid segi löönud. Meil oli esimene võtteperiood eelmisel aastal novembris Luksemburgis ja oli planeeritud jätkata võtetega aprillis, aga kahjuks me pidime need võtted edasi lükkama ja seoses sellega muidugi on meil mõned lokatsioonid ka muutunud ja siis on tulnud kõik see asi üle ja ümber planeerida ja muidugi see probleem ka, et kuna meie filmis on nii palju arvuti eriefekte, ehk siis me loome fantaasia maailma, see tähendab, et jällegi on tulnud kõik see ümber joonistada ja ümber teha, nii et ma ütlen veel, et see risk on ikkagi veel üleval, sellepärast et me peame ju reisima, me peame minema Luksemburgi. Samuti tuleb arvestada sellega, et 2 peaosalist, kelleks on lapsed, kasvavad väga kiiresti. 1 peaosaliseks on 10-aastane Herman Avandi, kelle tegelane on veidi nohiklik, kuid terane poiss, kes mõistatusi lahendab. See tegelane, kes mul on, tal on sellised algelised keemiateadmised, aga minul ei ole ammugi neid, nii et jah, nii ja naa. Pusimist ja õppimist on ikkagi selle filmimise käigus palju sul? Jah. Sinu isa on teadupärast väga suurepärane näitleja, et kuidas sina ennast näitlemise rollis tunned? Mulle väga meeldib see, ma olen olnud väga mitmes etenduses ja see oli ka tore kogemus. Kas sulle tundub, et sinustki võiks saada tulevikus näitleja? Jah, arvan küll. Filmivõtted jätkuvad juuli lõpus Toila rannikul ja lõppevad augustis Luksemburgis. Film esilinastub veebruaris 2022.